Mina olen Elo Mandel Keskkonnaagentuuri keskkonnakasutuse osakonnast ja räägin teile täna välisõhu kvaliteediseire tulemustest. Õhusaaste on tänapäeval üks suurimatest keskkonnasaastest tingitud terviseriskidest ja selle tõttu on väga oluline teada, milline on meie õhu kvaliteet ning kuidas meie tegevus või tegevusetus seda kvaliteeti mõjutab. Milline on meie õhu kvaliteet, saame siis teada Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt tehtavast riiklikust õhuseirest. Enamus seirejaamade mõõtetulemusi on reaalajas nähtavad õhuseire.ee kodulehel. Ja millised on meie heitkogused, saame teada siinsamas Keskkonnaagentuuris tehtavast välisõhu inventuurist. Välisõhu riiklikku seiret teostatakse 6 linnaõhu ja 4 taustajaamas ning lisaks siis nendele riiklikele seirejaamadele on ettevõtetel ka oma seirejaamad. Kokkuleppeliselt siis teostatakse mõõtmisi 2 meetri kõrgusel ja selline kokkulepe võimaldab meil siis neid andmeid seirejaamadel omavahel võrrelda. Selleks, et aru saada, kui puhas on meie õhk, on rahvusvaheliselt kehtestatud erinevad piir- ja sihtväärtused. Näiteks siis eristame tunni, 8 tunni, ööpäeva ja aasta piirväärtusi ning samuti on meil kokku lepitud nende ületamiste arv aastas, palju me võime neid piirväärtusi ületada. Eesti riiklikes õhuseirejaamades mõõdetakse järgnevate esmatähtsate saasteainete kontsentratsioone: vääveldioksiidid, lämmastikoksiidid, süsinikmonoksiidid, osoon, raskmetallid, osakesed ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud. Lisaks eelpool nimetatud saasteainetele hoiame silma peal ka vesiniksulfiidi kontsentratsioonidel Ida-Virumaal, mis on siis väga iseloomulik saasteaine meie põlevkivitööstusele. Ja samuti hoiame silma peal sademetega langeval saastekoormusel, ehk siis Eesti Keskkonnauuringute Keskus teostab sademete keemiaseiret ja viimase abil on siis võimalik hinnata õhusaaste koormust veekogudele, maismaale ja taimestikule. Raskmetallide sadenemist hinnatakse läbi sammalde seire. Inventuuri jaoks saame me andmed keskkonnaluba omavatelt ettevõtetelt. Lisaks arutame heitkoguseid ka siinsamas Keskkonnaagentuuris nendest tegevustest, mis jäävad alla loakünnise ja nendest tegevustest, mis ei ole üldse loastatud. Ehk siis näiteks sellisteks tegevusteks on transport ja kohtkütted ning kemikaalide kasutamine kodumajapidamistes. Tulemused kinnitavad, et õhu kvaliteet Eestis on hea. Heitkoguste kontsentratsioonid on olnud viimastel aastatel langustrendis ja viimast siis kinnitavad ka meie välisõhu inventuuri andmed. Siiski meil on mõningad probleemid näiteks Kirde-Eestis, kus siis on vesiniksulfiidi kontsentratsioonide ületamisi olnud ja bensopüreeni kontsentratsioonid Tartus. Kui me nüüd võrdleme ennist erinevate Euroopa riikidega, siis meie kontsentratsioonid on väga madalad. Viimaste ametlike tulemuste järgi näiteks lämmastikdioksiidi ja osakeste kontsentratsioonide osas olime me 2. kohal ja madalamad näitajad olid ainult Islandil. Osakeste piirnormide ületamisi on viimastel aastatel olnud vähem, väga palju sõltub ilmast ja ka kaugkandest. Osakesed tekivad siis eelkõige kütuste põletamisel, energeetikast, aga ka tööstuslikest tegevustest ja oma osa kindlasti annab ka teede ja rehvide kulumine. Viimastel aastatel on meie heitkogused kindlasti mõjutanud biomassi põletamine. Vääveldioksiidide puhul saame kindlasti positiivselt esile tõsta, et Ida-Virumaal on kontsentratsioonid viimastel aastatel olnud langustrendis ja Ida-Virumaal on see olnud aastaid suur probleem. Vääveldioksiidid tekivad siis valdavalt fossiilkütuste põletamisel ja Eestis on siis allikaks peamiselt õlitööstus. Samas me ei saa ära unustada seda geopoliitilist olukorda, mis meil hetkel on, ehk väga suure tõenäosusega energiakriisi tõttu järgnevalt võib olla mõningad kontsentratsioonide tõusud, sest oleme sunnitud jällegi uuesti hakkama kasutama kõrgema väävlisisaldusega kütuseid nagu põlevkiviõli või põlevkivi. Nagu eelnevalt öelda sai, oleme lämmastikdioksiidide osas Euroopas ühtede madalamate näitajatega ning meist madalamad kontsentratsioonid on ainult Islandil. Lämmastikdioksiidid tekivad peamiselt kütuste põletamisel. Eestis saame siis öelda, et laias laastus pool lämmastikdioksiidide heitkogustest tekib ettevõtete tegevusest ja energeetikast ja tööstusest ja teine pool transpordist. Ja transpordiheidet väga hästi näitavadki meie linnajaamade tulemused, kus on eristatavad nii tööpäevad kui ka puhkepäevad ja kellaajaliselt tööle minekud, tööle tulekud. Samas järjest rangemad nõuded autotööstusel on toonud kaasa selle, et viimasel aastal meil küll autode arv ja ka läbisõit kasvab, aga heited kahanevad. Bensopüreeni sisaldused Tartus on jätkuvalt siis piirnormi lähedal,
olles mõnel aastal üle ja mõnel aastal alla piirnormi. Bensopüreen tekib siis kütuste mittetäielikul põletamisel, eelkõige siis orgaanilisel aine mittetäielikul põletamisel ja sealhulgas siis puidu põletamisel. Ja Tartu puhul ongi teemaks see, et Tartus on hästi palju ahjuküttega maju ja samal ajal Tartu asetseb Emajõe ürgorus, kus hajumistingimused ei ole kõige paremad. Taimekaitsevahendid ja elav hõbe, mida mõõdetakse sademetest lähemal, on enamasti alla labori määramispiiri. Samas peetakse õhukaugkannet üheks põhjuseks, kuidas püsivamad saasteained satuvad meie vette ja mulda. Raskmetallide tase sammaldes on enam-vähem stabiilne, sõltudes seirekoha vahetust läheduses asuvatest saastajatest, näiteks teed, tehased, töökojad. Samuti ei näita õhu ja sademete mõõtmised raskmetallide tasemetes olulisi muutusi ja saab öelda, et Eestis on olukord pigem hea. Eelmisel aasta erakorralisemaks sündmuseks saab kindlasti pidada Sahara kõrbetolmu poolt põhjustatud peenosakeste piirväärtuste ületamist 22. juunil Tallinnas. Samas, kui see ületus kõrvale jätta, siis esines eelmisel aastal Tallinna seirejaamades ainult 3 ööpäeva keskmist piirväärtuste ületamist. Õhusaastet saame vähendada eelkõige me ise läbi enda valikute, näiteks siis transpordi puhul, piirates enda autosõite, pigem eelistada siis kas ühistransporti või käia jala või jalgrattaga. Samas jalgsi liikudes peame tähelepanu pöörama ka sellele, et kus ja millal me liigume, ehk väga tiheda liikluse korral tipptunnil peame siiski mõtlema ka enda tervisele ja õhusaaste võib meie tervist väga mõjutada, et siis ei tasuks väga tihedal liikluse ajal liikuda. Teine koht, kus me saame oma valikutega õhukvaliteeti mõjutada, on siis kohtküte ja ahjuküte, ehk siis millises seisus on meie ahjud, lastes siis ahju vaadata spetsialisti poolt perioodiliselt üle ja mida me seal ahjus siis kütame, ehk siis kütame ikkagi ainult selleks ette nähtud kütust, et see kütus oleks kvaliteetne, puidu korral, et see puit oleks siis kuiv ja et me siis tagaks piisava hapniku juurdepääsu sinna kütteseadmele. Kindlasti me ei põleta jäätmeid ahjus ja kindlasti me ei põleta jäätmeid ka lõketes ja seda eelkõige meie enda tervise huvides, sest need saasteained, mis selles protsessis tekivad, on kantserogeensed.